fall in love more than a few times. Nii, tervist kõigile, vaatame poistega kalale järjekordset episoodi. See on selle hooaja viimane vigade paranduse episood. Kui te nüüd küsite, mida me hakkame siin parandama vigu, siis me parandame haugipüügivea. Iseenesest, kui te õieti mäletate, siis kevadel me käisime haugi püümas. Iseenesest läks ju päris hästi, Marek ju oma plekiga haugi ja kõik muu puha ja täitsa siuke mõõdukas oli ja nii edasi. Aga ikkagi südamele jäi ikkagi kripeldama. Me ise oskame natukene, ikka me teame, et me oskame paremini püüda seda ja me teame, et me oleme võimelised nagu rohkem seda kala ka saama. Nimelt, me oleme tulnud uuesti seda püüma, aga erinevus on see, et me oleme tulnud sügisel. Sügisene püük on kindlasti minu arust kõige huvitavam haugipüügi juures just. Sest et haug hakkab teistmoodi nagu võtma, mingi muid lante ta eristab mingitest ja nii edasi. Et see on huvitav aeg ja pluss suur haug hakkab eriti sööma. Meie eesmärk ei ole kindlasti saada suur haug kätte, meie tänane eesmärk on üldse kala kätte saada, see on meie põhiline eesmärk. Aga jaa, millega me üldse üritame seekord seda haugi kätte saada, seda vaadake järgmisest videolõigust. Nii, Marek. Räägi siis, mis on sinu tänane lootus kõige rohkem, millega sa tahaks kõige rohkem püüda ja nii edasi. Et kui eelmine kord sa püüdsid erinevate asjadega, plekiga, lutiga ja proovisid isegi natuke woblerit ja siis mis see su tänane mõte on? Ma arvan, õnged on mul samad. Mul on see nööriga, minu arust ma püüdsin sellega eelmine kord ka. Ja siis on see, millega ma käin tavaliselt töökat püüdmas. Siin on tamiinvärk peal, aga ma arvan, selle ma panen võib-olla natukene väiksemate lantidega trollima võib-olla, ma ei tea. Ja ma arvan, et ma proovin ka mingi wobleritega ja siis plekkidega ja siis, ma ei tea, väikeste wobleritega, siukestega ja siis luttidega ja erinevatega. Ja valikut on jällegi palju. Ja ma otsin Chadi jool ka siin üks suus. Chadid ei ole meie eesmärk täna, vaid eesmärk on lihtsalt kala kätte saada põhiliselt. Jah. Mul sai siin vahepeal soetatud ka mõned landid, näiteks see oli see, mis hästi huvitav tundus minu jaoks vähemalt. Ma olen paar korda nüüd käinud proovima siin edasi seda, aga ei ole õnnestunud veel ühtegi haugis siukest himu äratada selles, et seda rünnata. Siis on Tšerk. Tšerk on ka väga huvitav lant, võib-olla sellest räägime natuke hiljem, kuidas see peaks töötama ja nii edasi ja mis ta on täpselt. Et sellega proovime ka kindlasti ja siis on siuke wobler ja nii edasi. Nimetasin, et sügisel on kipuvad need kõik landid olema teistsugused, nagu selles mõttes, et nagu, kuidas me ütleme, nagu värvis oleneb väga palju asju nüüd sügisel, et oma kogemusest siuke lillakas toon ja siuke roosakas toon võib-olla töötaks natukene paremini minu arvates vähemalt, see on minu kogemusest ja nii edasi. Aga täitsa võib ka siuksed toonid töötada, siuksed rohekad, kollakad ja täitsa tavalised siuksed nagu neutraaltoonid. Muidugi on ka valikus meil igasugused lutid, vaatab ja proovib. Ja siis on ka muid woblerid, mis mul on siin kohvris ja nii edasi. Ja samuti Chadid on ka nagu me ütlesime, et Chadid on nagu siis, kui me saame nagu kas või esimese kala kätte. Kui esimene kala on käes, siis võib alles võtta Chadid ja kõik muud asjad nagu kätte ja neid hakata loopima. Ja meie eesmärk on kala seekord kätte saada. Aga selline on praegune meie varustus ja nii edasi. Aga mis siis ikka, meie hakkame püüma ja loodame, et midagi ka kättega saame. Siia ma tean, me oleme teinud mingi võib-olla 10 visat peaga, aga pole veel tulnud hetkel. Viskame ja proovime ikka midagi saada. Ja käimal aeg on. Rahulikult. No nii, mul tuli üks kala järgi, nüüd ma ütlesin Marekile, et nüüd viska ja proovi ka. Et loodame, et selle kala kätte saada. Äkki tuleb.
Kinni või? Äkki küll. Yes. Yes. Tuli marugi. No, lähme vist landile järgi. Oota. See on Madis. Ja mul jällegi nii, kus siis seal rõhus kuskil. Ei juhtu kogu aeg. Aha. Tõmbame meid ankrust ära ja sina tõmbame noh. Teeme kerge vedamisega ja praegu on hea mõnus vastu tuult õrnalt. ei ole, kusjuures kui ma ise praegu tunnetan, siis võrra tuult ei olegi. Tuul läheb sinnapoole. No praegu jah, nüüd tuli, algul ei olnud. Aga jah, proovime vedada ka ja anname teada, kui midagi tuleb. Ta käib põhjas. Et hakkasime kergelt vedama ka siin, et mõtlesime, kui me läheme teise koha peale või ma ei tea, või teeme järve ringi või? Ma arvan, teeme järve ringi ära. Davai. Kalad saada. Võiks saada kala? Võiks. Mul on siuke päike on ka sul näos, noh. On küll, jah. Ja midagi erilist ei ole toimunud ja nii edasi, et üsna siuke vaikne on. No me ei ole ka kaua olnud, et seal on mingi 40 minti võib-olla. Ja võib-olla, jah. Suht vähe. Et see on alles algus. On. Kindlasti tuleb üks ära. Juba üks käis otsas, et noh, see ei üks koht terve järve peal, et siin on neid kohti küll ja küll ja küll. On küll. Vahetud lanti, jah. Sellise. Jaas. Aga see on see Kuusamoo ju. Ja see on, jah. Ja siis see Kuusamoo lugu on siin. Ma arvan, see värv töötab väga hästi praegusel aasta ajal siuke. Jah. Ma enne ka ju rääkisin, siuke lillakas või roosakas oleks hea. On. Oma kogemused. Eks me proovime. Jaas. On või? No vähem nii. Come with me now. Ja ma panin praegu siukse rutiga otsa. Põhimõtteliselt etsin varsti siis endale siukse suht ägeda huvitava siukse kummilandi. Pane sinna suunad äkki. Juhtus veits siuke imelik lugu, et põhimõtteliselt see õng oli kuidagi siin, on ju. Siis ma selle õngega viskasin, on ju. Ja siis vist see landi konks, et tule jõhvi kuskile vahele ja siis viskas koos selle landi viskas kuskile minema. Ühest landist oli ilma. Aga no pole hullu. Jah. Ei loe ju, kuulata sinu arust. Ja ma saan aru jah, ega me ostan mingi roosat, mingi läikivat õngi endale, siis tavaline mingi must. Ma arvan, see mõõdab. Arvad või? Oota, ma võtan kahva või? Ma arvan, see on Ma kindel. kahva, ma saan nagu suur haava. Ettevaatlikult, et see. Ei taha, aga kahva määrad on ju pärast haiseb, on ju? Ma ei tea, tundub küll mõõdakas. On või? Täna vähem nii. No. Ma lihtsalt lasin igaks juks, et vaata näppu ei läheks. Ja ma tean, ma saan aru. Läksin kuskil mööda nii. Ja see
nutt töötas. Jah. Mõtlesin, et peaks põhja pealt proovima ikkagi. Ei, joob välja. 40 täpselt, 46. Anna. 46, 47 kuskil. Lõpuks kalaga kätte. No kuidas tundus? Ega ta midagi erilist praegu ei tee, nad on nii loiud, vaata, selle külma vee tõttu, vaata. Et muidugi äge, vaata. Et nüüd tuleb veel proovida, et äkki tuleb veel midagi, vaata. Et nüüd on vaja Marekil ka vaata saada kala käsi, käsi kavataks tähendab õige mõistus. Девайся. Ja värvid. Ja värvid võrdleb jumala aus. No nii, püügipäev on meil läbi. Iseenesest läks korda, kinda, aga jah, suht põhimõtteliselt. nii ja naasama. Eesmärk ja täidetud nii-öelda. Nagu eesmärk oli tegelikult saada kala kätte, jah, selle me täitsime ära. Seekord sai mina kätte, eelmine kord sai Marek. Et jaa, et iseenesest oli mingis mõttes nirum päev, kui oli seda kevadest. Kevadel oli meil rohkem kalu käis järgi ja nii edasi. Et täna läks mul ainult üks ära. Ja siis ühe sain kätte ja Mareki täiesti, kuidas me ütleme, kurvale tulemusele. No ei ole hullu. Et järgmine kord siis, jah? Jah. Aga mis siis ikka? Me võtsime selle haugi kaasa ja nüüd te saate näha, mida me sellest järjekordset sööki ka teeme. Jah. Et davai. Nüüd te näete seda järgmisest videoklipist. Nii. Nimelt, nagu te saite aru, me tõime kala kaasa ja nii edasi ja nüüd me näitame, mida me sellest teeme. Nimelt, siuke paras 46 sendine või 40, 46, 47, siukest jah, enam on. Haugi saime ja mõttes oli, et teeme kotletti, kuna haugil on selle osas hästi palju siukseid pisikesi luid, siis mõtlesime midagi siukest teha, kus need luud meid ei segaks. Ja kotlett on see ainus variant enam-vähem, kus need luud ei tohiks neid segada, vähemalt ma niimoodi eeldan. Sest et enamasti kõik kotlett on ju suur mass, mis on nagu pudiks tehtud ja kõik muu puha. Et kuidas see välja näeb ja nii edasi, kuidas me seda kotletti teeme, on see, et kõigepealt haugilt tõmbame filee maha, siis järgmisena võtame seda kõik naha maha ja nii edasi. Hakime nii peeneks, meil kahjuks võib-olla hakklijamasinat ei ole, ma ei tea, kas teil on seda, kas või seda asja. Mul isa ei ole vähemalt siinast. Nojah, saame ka noaga käest teha, et teeme hästi peeneteks, põhimõtteliselt hästi hakkime nii katki ära seda kala kui vähegi võimalik, nii et kõik luud asjad on ka seal sees ja nii edasi. Ja siis paneme saia ligunema ja nii edasi piimaga. Ja mässime pärast seda saiakirget ära. Paneme kõik ühte samasse kaussi, sibula ka muidugi lõikame ära. Ja siis kõik tuleb ühes massis nagu kokku segada ja nii edasi ja siis paneb maitsenet ka juurde ja siis ongi enam-vähem praadimine ja kõik muu puha veel. Et selline on siis tööplaan. Jah, Tavai siis, alustame siis puhastamisega. Nii. Selline poiss. Nii, teeme niimoodi, keerame nii pidi.
ja esimene fidee, siin ei ole palju, aga see tegelikult ikka on veits. natukene on. Suht hästi tuli tegelikult see välja. Siis Kuidas sa naha ära võtad? kohe vaata. Jumala hästi tuleb välja tegelikult, vaata. Mingi ülivähe liha ja ainult sinna külge. Noh. Selles mõttes. Jaa. Ma saan kohe aru, millest sa rääkisid. Täitsa hästi tuli. Tuli. Pole nii suurt kala veel teinudki. Siis siin vist tundub, et teid ribid külge, et siit eemaldad need ribid ka ära. Natuke jäi siia külge. No see ei ole hullu. See on nii vähe. Et tõmmad mõlema filee pooleks. No otseselt ei pea tegelikult, sest et siin nüüd on enam-vähem see, et see tuleb soomust ei jure kõik. No see ei ole hullu. Oota, ma pesen sellega ära. Pigem, peseme selle pigem ära. Nii pisikesteks kuubikuteks kõik muu puha, mis vähegi võimalik. Ma tahtsin mainida seda ka, et kuna me siit ei saanud nagu kõhu osast nagu väga palju kätte, väga palju läks raisku ja nii edasi, siis siin on see keskjoon, vaata. Tavaliselt siit alates alumises osas, siin nagu luid enamasti väga ei ole. Siin on ja siin kohas enam-vähem ei ole. Et need kohad on nagu need, mida võib lastele täitsa edukalt anda. Et nagu eeldad, et nagu luid vaata ei ole. See on nagu haugi puhul see, et jätke meelde, kus kohast nagu need luud on. See on selle Vladislav Korsitsi sõnad, on ju? Kus sul see? Sellest, mis see oligi see kalameeste, see kalamehe jutud? Ja me koos vaatasime ju. Jah, vist oli. Ja vaatasime küll. Ma teen natukene isegi enda jaoks lihtsamaks, et ma teen ikkagi pooleks ära praegu. Natuke piima, mitte liiga palju, aitab. Pole liiga palju vaja panna, muidu ta on liiga lödi. Samal ajal, kui see liguneb seal, siis teeb selle sibula lõikab ära. Ja siis mul tuli just meelde, muna oli ka vaja. Võtame muna. Ühest piisab täiesti. Otsa saime. Aga ilma ei saa või? No vaatame, proovime täna ilma. Okei. Kogu viimne tükk. See ei olegi otsest nagu hakkliha tegelikult, see on mingi... Kalaliha kotlett. Mingi kotlett. Marek võib siin vahepeal, ma ei tea, mingi maitsenit panna, kui ta tahab panna. Ütle kui palju? Pane. Ja aitab praeguseks. Yes. Aitab. See näeb rohkem välja nagu tartar. Jaa, mul korraks see lõhn ennem tuli nagu see jõeka tartar, vaata. Mul tuli lihtsalt niimoodi, tuli meelde see. Sest see sibula lõhn, ma mäletan, me panime liiga palju sibulat. Ja ma tunnen seda lihtsalt sibula lõhn, mul tuli see jõeka tartar lihtsalt meelde. Et me tuli mõte, et me hoopis teeme niimoodi, kuna ta ei olegi otsest nagu kotlett tegelikult, kui me vaatame, siis me mõtlesime, et paneme seda saia peale niimoodi. Jah, niimoodi hoopis. Jaa. Et ei pane palju, et ta ilusti läbi küpseks. On piisavalt saia nii palju või? Jah. Okei. Siis kui saia pool läheb, siis see on lihtsalt nagu kerge röstimise koht. On igaks sinus. Tegelikult kuulsin. Ma mõtlengi, ma loodan vähemalt, et see on niisugune tunne, et ei püsi. Sest et muna on puudnud. Muna hoiab see. Võib-olla jahu ka.
Nüüd tuleb natukene hiljem. Ma arvan, sa saad natuke peale panna juba. Jaas. Nii siis. Kuna nagunii need praevad natuke kauem kui need, siis me proovime need praegu ära. Me anname infot, et need võivad täitsa vabalt olla nagu sellised hommikusöögid kergelt põhimõtteliselt. Ja no see. Ja siis sellistele asjadele kotlettidele. Ei ole kuum, hoopis. Ei ole või? Külm või? Täpselt palus. Ja kuidas maitse tundub soola vähe või mida. Ja siis hindame ka ikka nagu ikka. Ta on tegelikult jumal hea. Võib-olla lihtsalt seest on natukene õrnalt toores veel. Õrn toores. Õrnalt, aga see ei ole mitte midagi hullu. Et natukene lasta õrnema kraadiga läbi praadida. Ja siis on täitsa valmis. Aga jah, kotlettidele juurde panna põhimõtteliselt lisandid keedukartul, riis, tatar, kastmena võib-olla täitsa valgast, mis iganes veel võib olla. Aga muidu sina ütled täitsa söödav. Ülihea on ausalt ülihea. Aga 1-10, kui palju annad? 9-10. Nagu snitšel või? Nii, ma ka siis proovin ära selle. Teose. Üldse paha. Ma ei võiks kuum küll. Ma ütlen ka enam-vähem 9-10. Jumal hea minu arust. Minu arust ka. Täitsa hea sükse hommikusöögi asjana. Ja mis ikka, ütleme teile, et tehke järgi, proovige seda kodus kindlasti. Ja kindlasti kommenteerige, nagu ikka, midagi ägedat, midagi lahedat, andke mingeid nippe kindlasti. Alati võtame neid kuulda, vaatame neid üle ja kõik muu puha. Ja mis ikka, teiega näeme järgmistes videotes, järgmistes episoodides. Järgmises episoodis teeme viimase püügi sel hooajal, proovime teha öise püügi ja meenutame tervet hooaega tagantjärgi. Igasugu muudki veel järgmise korral. Ma ise näen, rohkem poistev kalale asja.